tervitame teid, kallid vaatajad! Meil on rõõm kohtuda teiega juba teises episoodis Juudi uudised. Nüüd aga alustame kohe heast, räägime afikomanna otsimise konkursi tulemustest. Nagu te mäletate, oleme peidnud meie uudiste sümboliga sedelid Kalaranna piirkonnas. Sedel asus Laua teinise all ning seda leidis Mihhail Vanstein, kes on Tallinna Ülikooli tudeng. Täna episoodis õppeprogrammide avamine ja esimesed tunnid, Šabat Haaberstis, kohtumised ja arutelud rabidega, Abšerin, Rosh Hashana tähistamine. Seekordses Juudi uudistes oleme välja tulnud uue konkursiga. Selles videos panime mingil hetkel taustale mängima kuulsa juudi laulu. Kui olete selle laulu kuulnud ja ära tundnud, siis kirjutage meile palun koheselt e-postile või helistage numbrile. Esimesed 5 osalejad, kes ütlevad meile õige kuuldud laulu nime, saavad kingituseks Sukotti. Nüüd aga Juudi uudised algavad ja täname tähelepanelikke kuulajaid. Pühapäeval 28. augustil toimus imelises kohas nimega Taiuresto uue kooliaasta algusele pühendatud üritus. Toimus arutelu teemal demokraatia või traditsioon laste kasvatamise küsimustes pearaabi Shmuel Kotti ja Tallinna Juudi kooli Eesti suuna arendusjuhi Dima Zitseri vahel. Samuti viis Taiuresto omanik Anneli Sits kõikidele osalejate läbi ekskursiooni ümbritsevatel maadel ja metsades. Hariduskeskus otsustas muuta sellised üritused traditsioonilisteks Jeshua Iisraeli Reichsteini mälestuse auks. Eesti juudi noored alustasid uue koolihooaega ilusa sündmusega Mila stuudios. Tishrei kuu pühadeks valmistumise ülesanne, Haim Greenfeldi meistriklass, fotosessioon, hooaja esitlus, kõik see liitis erinevas vanuses osalejaid kokku. Teismelised, üliõpilased ja noored spetsialistid vanuses 12–30. Suhtlemine toimus nii vene, eesti kui ka inglise keeltes. Klubid on juba alustanud iganädalaste tundidega, mida viivad läbi Rudolf Kasper-Naruski ja Isabella del Sarap. Sel aastal Young Jewish Experience'i üritusi veel palju. Selleks, et osaleda ja olla kursis, liituge meie Instagrami kontoga. 4. septembril kõlasid taas sünagoogis laste hääled. Algas pühapäeva kool. 2–4-aastastele lastele klubi Jeladim ja 5–11-aastastele lastele klubi J-Future. Ja aktiivsed vabatahtlikud vanuses 12–15 otsustasid aidata tundide läbiviimisega. Jeladimi rühm töötab Montessori meetodil, mis tähendab, et lapsed õpivad koos Rebemid Hani Kotti ja Isabella Baskinaga mänguliselt juudi traditsioone. J-Future lapsed koos õpetajatega Aleksandra Norkeviš ja Hai Šmargun sattusid antud hooajal saarel J-Future Island. Igal katsete, loovuse ja traditsioonide õppetunnil tutvuvad lapsed huvitavas vormingus erinevate elementide kombinatsioonidega ja valmistuvad loomulikult tulevasteks sügispühadeks. Traditsiooni kohaselt toimus pühapäevakooli avamine pärast pearaabi Shmuel Kotti tervitussõnu ja šofari hääle kõlemist. Kutsume teie last tundidesse, registreerimislingi leiate videokirjeldusest. Uue projekti Juudikodu soekodu raames toimus esimene planeeritud kohtumistest. Meie idee oli võimaldada igal kogukonna liikmel osa võtta sooja perekondliku õhkkonnaga üritustest maja naabruses. Täpselt niisuguseks osutus Šabati õhtu Julia Elisheva kopasse ja Vitali Shlomo Orlovi majas. Šabati lauas kõlasid palved ja Šabati laulud. Kohal olijad veetsid Šabati meeldivas ja sõbralikus õhkkonnas. Loodame, et selle traditsioon jätkub ja sellega liituvad uued perekonnad meie linna erinevatest paikadest. Õppeaasta alguses toimus huvitav loeng
juudi kalendriaasta ülesehitusest ja sellest tulenevalt juudi rahva lõhestumisest 1100 aastat tagasi. Meie külaline Rabbi Israel Barenbaum alustas oma juttu vanast hallist ajast peale, mil kalender alles oli kujunemas. Ta rääkis, millised vaidlused ja erimeelsused kalendri loomisega kaasnesid, millistel põhimõtetel on ta koostatud ning mis vahe on tavalisel ja liigaastal. Ja suurte õiglaste Baal Shem Tovi ja Liadi Rabbi Sneur Zalman, tuntud kui Alter Rebbe, kes on samuti raamatu Taani autor, sünnipäeval 13. septembril vedas meie kogukonnale võtta osa nii võrguühenduseta kui ka veebi kaudu Farbrengi kohtumisest koos kirjastuse Knižniki direktoriga Rabbi Boruch Korin. Kohtumise salvestus on üleval Tallinna sünagoogi Facebooki lehel. Täname lugupeetud rabisid informatiivsete ja inspireerivate loengute eest ning jääme ootama uusi kohtumisi. 19. septembril toimus sünagoogi saalis väga ilus tseremoonia, mis oli pühendatud väikse 3-aastase poisi Benjamin Šmarkuni esimese juukselõikusele. Õhtu osalejaid ootasid ka pärast töö- ja õppepäeva õhtusöög ja porolooni etendus lastele. Peo teema oli seotud autodega, mida sünnipäevalaps väga armastab ja iga osaleja sai kingituseks endale juudi juhiluba. Pensioni perekond tänab kõiki osalemise eest rõõmsal üritusel ja õnnesoovide eest. 26. septembril toimub esimene püha sellel uuel aastal Rosh Hashanah. Kogu kogukond kogunes traditsioonilise pidulike palvetamise jaoks, et kuulata meelt liigutavat šofari häält ja nautida pidulikke majuspalasid. Noored vabatahtlikud viisid läbi lastele piduliku huvitava programmi. Tashlich-tseremoonia sel aastal toimus uues promenaadis Tallinna Sadama A-terminali piirkonnas. Tseremoonia osalejad ka sealt said kuulata meelt liigutav šofari hääl. Kuna Rosh Hashanah on Jom Tovi päev, mil kehtivad Shabbati reeglid, siis ei saanud me kahjuks teile teha pilte ega video, aga ikkagi loodame, et te saanud sellest pühast osa võtta või liitute meiega tulevastel pühadel. Ja tuletame teile meelde, et teid ootavad suurepärased kingitused. Ilus ja äge juudi kalender uueks aastaks, mis sai valmis Eesti juudi kogukonna ja Tallinna sünagoogi koostöös. Samuti uued magnetid küünalde süütamise ajaga. Kalendri üllatuseks on perefotod ja juudi maitsvate roogade retseptid. Kiirustage kindlasti sünagoogi või kogukonda, kust saate oma kingitused kätte. Edasi eetris meil on päikeseline prognoos oktoobriks ja seda seetõttu, et oktoobris meil ees ootavad järgimised pühad. Jom Kipuri eelõhtu saabub 4. oktoobril. Sel päeval toimub juudi kalmistul meeldejääv mälestustseremoonia. Sukkoti lõbus püha algab sel aastal 9. oktoobril õhtul küll 19:30. 16. oktoobril kell 17:00 ootame teid sünagoogi Lehtmajja suureks perepeoks. 17. oktoobril kell 19:30 tähistame Šmini Atsereti ja sama päeva õhtul saabub Simchat Torah, mida tähistame tantsudega torrarullidega. Juba palju aastaid tegutsenud ja siiani tegutsev ainulaadne organisatsioon Momentum, mille üheks projektiks on 8-päevane subsideeritud reis Eretz Israeli kõikidele juudi naistele üle maailma. Sel aastal novembri lõpus toimuval reisil osalevad ka naised Eestist. See aasta on üldse eriline, hakkel ehk ühenemise aasta, kuna reisil Israelisse koos Momentumiga saavad osaleda ka 5 õnnelikku juudi meest Eestist. Loodame, et teile meeldis uus episood juudi uudistest. Ootame teie tagasiside ja kommentaare. Juudi uudised nüüd aga lõppevad, kuid meie teiega teame, et juudi optimism ei lõppe kunagi.